Iga-aastane kooli sünnipäevapall on meie kooli kõige oodatum sündmus. Samas on see meie tragide õpilasesinduse liikmete üks mahukamaid projekte õppeaasta jooksul. Enne, kui sukeldume palliõhtusse, uurime õpilasesinduse presidendilt Janelilt, kuidas sujub ettevalmistus palliks, millised on suurimad väljakutsed ja mis on see peamine visioon. Tere, Janeli! Tere, Liise! Teil on veel õpilasesindusega käimas viimased ettevalmistused enne suurt pallipäeva ja ma sooviksin sult küsida mõned küsimused seoses sellega. Oled sa valmis? Olen küll, jah. Nii. Mis hetkest te üldse alustate õpilasesindusega palli planeerimist ja kas aeg on piisav, et kõik need toimetused valmis saada? No terve õpilasesindusega alustame seda, see aasta alustasime augustis, kus me hakkasime kirjutama esinejatele ja sponsoritele. Jah, aga kuna meil on kõik teised asjad, näiteks nagu Halloween ja õpetajate päev, mis meil on kõik vaja sisustada, siis see palli kõige intensiivsem osa algab tegelikult sihuke oktoobri alguses. Et mina ütleks, et seda aega on vähe, arvestades seda, et me kõik õpime ka samal ajal, aga see on tehtav. Nii et siis see on ikka pikk protsess? Jah. Aga mis on sinu arvates palli planeerimise juures kõige keerulisem? Minu arust on kõige keerulisem see, et sa pead liikmena, sa pead enda koolitöid ja õpilasesinduse tööd, kõiki neid ülesandeid pead nii hästi haldama, nagu, et sul on nagu aja planeerimise osa, minu jaoks on kõige raskem. Mis on seni olnud kõige suuremad väljakutsed? Seni kõige suuremad väljakutsed on olnud ikkagi seoses esinejatega, kuna paljudele esinejatele, kui me kirjutame, siis mõned ei vasta või kui vastavad, siis küsivad niisugust ulmelist numbrit, nii et see on alati niisugune kõige keerulisem osa selle juures. Kas te teete ka õpilasesinduse liikmetega tihti ületunde, et kas te jääte peale koolitunde veel siia koolimaja siis toimetama siin palli eel? Jaa, see nädal on olnud selline, et mõned meist jõuavad koju alles kell 8-9 paiku ja täna neljapäeval on kõige intensiivsem päev, kus on lava ülespanek ja dekoratsioonid, mis on veel võimalik täna üles panna ja jah, ega see on väga-väga intensiivne. Ma usun, et pallipäeval on õpilaste niisugune oodatum hetk kindlasti üllatusesineja ja sa tõid ka välja, et üllatusesineja on see valik on niisugune keeruline ja siis sinna eelarvesse ka veel mahtumine, et kuidas te siis teete selle lõppvaliku üllatusesinejaga? Lõppvaliku, tavaliselt meil on mingisugune valik, aga enamasti me ikkagi eelistame nagu, kuidas ma nüüd ütlen, bändi, mitte üksikesinejad, sest et bänd kuidagi loob sellise nagu rohkem peomeeleolu või nagu see on palju niisugusem huvitavam ise jälgida seda, sest sul on nagu mitut inimest jälgida, mitte ühte venda, kes laulab lihtsalt. Oleme mõtlenud võtta ka coverbände, aga kuna enamus otsustas, tavaliselt me teeme enamuse otsusega, siis enamus otsustas, et see aasta võtame Groove'i. Väga tore. Me oleme siit kooli pealt kuulnud ka väga palju positiivset tagasisidet selle aasta teema kohta. Siin meie tagataustal on ka selle aasta teema. Kas teemavalik üldiselt on raske ja kus te saate õpilasesinduse liikmetega seda inspiratsiooni, et iga aasta on ikkagi midagi nagu täiesti erinevat ja uudset siis? Ja me teeme alati nagu brainstormime kõik koos ja siis teeme mingisuguse valiku. Tavaliselt paneme kõik kirja, paneme, et millised me jätame siis valikusse ja teeme terve õpilasesindusega siis hääletuse, et milline siis saab ja ikkagi, kes saab kõige rohkem siis, või mis pealkiri saab kõige rohkem, siis see läheb. Selge. Aga mis on sinu arvates suurim motivaator, mis paneb sind ja ka teisi liikmeid nii palju aega ja energiat selle suure ürituse peale siis panustama? Mind isiklikult väga motiveerib see, et ma näen, kuidas kõik kasvab või nagu kuidas kõik areneb. Näha, kuidas sellest dekoplaanist, mis meil on saanud selline kiri välja või nagu näha üleüldiselt, kuidas koolimaja kaunistub või nagu mitte kaunistub, vaid
jah, muutub ilusamaks ja nagu sa näed seda kõike ja minu jaoks on ka suur motivaator see, et ma näen sära silmis liikmetel. See, kui nad teevad seda, mis neile meeldib. Viimane küsimus ongi see, et mida sina isiklikult selle aasta pallist kõige rohkem ootad? Mina ootan, et kõigil oleks tore, et kõigil oleks hea meeleolu ja nad saaksid nautida seda aega enda sõpradega ja muidugi, et kõik läheks hästi selles suhtes. Et jah, et kõigil oleks tore, meil oleks tore ja need, kes tulevad külalistena, et neil oleks ka. Selge, suur aitäh sulle! Ja, aitäh! Aitäh Janelile ja tervele õpilasesindusele selle kauni sündmuse korraldamise eest. Nüüd aga meie heidame pilgu palliõhtusse. Vaatame üle kaunimad hetked ja emotsioonid. Olen küsinud küla pealt, et kes on see tüdruk. Olen küsinud naabri käest, kuid ta ei tea. Olen küsinud kõrtsist, et kus on see tüdruk. Olen küsinud poiste käest, kuid nad ei tea, kus on see tüdruk pika kleidiga, keda poisid keegi kätte all ei saa. See tüdruk tuli pika kleidiga, lasi murul valsi tantsida. Poisid tuli pika sammuga, kuid järgi ei keegi tal saa. Tüdruk tuli pika kleidiga, lasi murul valsi tantsida. Silmis oli tähed kui juustes kuu, see tüdruk lendas kui tuul. Tüdruk lendas kui tuul, tüdruk lendas kui tuul. Tüdruk lendas kui tuul, lendas kui tuul. Olen küsinud vete pealt, et kes on see tüdruk. Olen küsinud muusikult, kuid ta ei tea. Olen küsinud allikalt, et kus on see tüdruk. Olen küsinud tuulte käest, kuid nad ei tea, kus on see tüdruk pika kleidiga, keda poisid keegi kätte all ei saa.